Tere! Minu nimi on Priit Kõrve. Olen füsioterapeut, manuaalterapeut, kiropraktik. Tegelen kaela, selja, alaselja, liigeste erinevate probleemide, funktsionaalsete plokkide parandamisega. Viimastel aastatel olen päris palju täheldanud seda, et on hakanud süvenema antud probleemid. Paljuski on siin süüdi koroonaaeg, kui inimesed läksid oma tavakontorist kodukontorisse. Mitte, et see ilmtingimata halb oleks, aga tavaliselt vähemalt paljudel juhtudel on tavatööpostil võib-olla istuva töö puhul töölaud, kontor kohandatud töötamiseks. Aga kodus selleks alati võimalusi inimestel ei ole ja kui on näiteks juba 2 last, kellel on oma koolitööd vaja teha, ema-isa, kes mõlemad peaksid kodukontoris tööd tegema, siis kõigile leida hea sobiv ergonoomiline nurk töötamiseks, õppimiseks ei ole alati võimalik. Aga katsungi anda mõningad nõuanded, mida siis nii kodu kui töö juures istuva töö puhul võiks järgida. Alustaks arvutilaua seadistamise koha pealt nüüd sellest, et on kindlasti mitmeid tööasendeid, istudes, seistes, vahepealsed kõrgused, aga kõige põhilisem on tavaliselt arvutilaua taga istumine. Siin ideaalis võiks olla reguleeritava kõrgusega laud. Hea, kui ta on elektriliselt reguleeritav, sa saad kas allapoole, kõrgemale tõsta. See vähendaks juba paljude probleemide teket ja saaks me ennast õigemini ka arvutilaua taha seada. Tooli kõrguse reguleerimine võib ka siin üht-teist päästa, aga kui neid kombineerida, on kõige parem. Kui me istume, siis selg peaks meil muidugi ilusti olema ära toestatud. Käed peaks olema selliselt, et meil on küünarnukkidest vaba asend, et ei tohi jääda mingit suurt vahet käe ja laua vahele. Samas on hea, kui on kergelt küünarnukid toestatud, sellisel juhul me saame mugavalt oma tööd teha. Kas arvuti taga, klaviatuuri taga midagi trükkides, võtta mingeid pabereid, materjale kasutada. Mulle endale väga meeldib sihukese sisselõikega laua disain, kus me saame kohe enda asendi, kui meil on lauakõrgus ja toolikõrgus õieti reguleeritud, saame kohe õigeks. Siis me ei pea kasutama mingisuguseid lisatugesid. On jah, olemas toolidel käetoed, soovitavalt reguleerimisvõimalustega, aga näiteks minul endal, kuigi on näiteks kõrgeimas asendis, ma tunnen, et jääb natukene nagu tsipa võib-olla kõrguses puudu, et oleks täiesti mugav ja vaba, kui ma arvutiga näiteks hakkaksin tööd tegema. Paar sentimeetrit jääks nagu nende käetugedega puudu kõrgusest. Aga kui on see sisselõikega laud, ma panen tooli ja laua omavahel õigesse asendisse ja mul turi, kael, õlad on automaatselt juba vabamas asendis. Kui on sirge laud, ei ole sihukest sisselõiget, et siis on kindlasti abiks erinevad käetoed. Osad on sellised, et pannakse selle laua külge statsionaarselt, on kohe toestatud. Mulle endale meeldivad sellised variandid, kus on käel tugede abil ka vaba liikumine, võib panna ka mõlemale poole. Üks on hiirekäsi, teine on siis klaviatuuri taga töötamiseks ja nii saab ka tegelikult päris mugavalt juba õige asendi kätte. Hetkel muidugi, kuna mul on see laud pandud enam-vähem õigele kõrgusele oma küünarnukkide järgi, siis praegu on nad võib-olla mul küünarnukid natukene kõrgel, ehk siis ma peaks lauda veidikene allapoole laskma, et oleks siin täis mugav asend. Aga need on nagu vahendid, millega saab neid asju muuta, mugavamaks teha. Paljudel on kodus sülearvuti. Mina soovitaks, et kui on ka sülearvuti, siis põhitöö tegemiseks pange omale lisaekraan, lisaklaviatuur, hiir. Minul on ka siin
sülearvuti, mis on tegelikult mul töö ajal ühendatud sama suure ekraaniga, eraldi klaviatuuriga, hiirega, sest see väike ekraan kindlasti ei ole hea töö tegemiseks, eriti kui on palju informatsiooni, sa pead mingite erinevate failidega töötama, osadel juhtudel pannakse veel mitu ekraani, et seepärast mina eelistan ka kodus, kui on rohkem tööd, et siis pigem panna lisaekraan, klaviatuur ja reisile kaasa võttes on osad vägagi õhukesed, kerged klaviatuurid, mida saab arvutile juurde panna, samamoodi ka hiired, et saab enda elu päris mugavaks teha. Millisel kõrgusel peaks olema arvuti ekraan? Ütleme niimoodi, et kui me istume, siis see ekraani kõrgus, kui me võtame oma silmade kõrguse, ta peaks jääma natukene silmadest allapoole, et jääks kusagil põhitöö nii-öelda tsoon, jääks kusagil 15-35 kraadise nurga alla. Ehk siis me ei vaata üles, me ei vaata ainult ka otse, vaid kerge sihukese väikse alla kallakuga. Et see oleks nagu sihukene ideaalne töönurk silmade vaatamiseks. Sel juhul ei väsi meil silmad nii kergesti ära, ei teki kaelapiirkonda kuhugi pingeid, et ta annab võimaluse meil võimalikult mugavalt ja ka sirgelt istuda töölaua taga. Kui meil on vaja arvuti taga tööd teha, meil vaja mingite paberitega toimetada, siis peale selle, et meil on arvuti ekraan, mis võib olla näiteks õigel kõrgusel, siis peab olema ka dokumentide, raamatu, mingi muu materjali jaoks sobiv, mugav koht, kus me saame ilma ennast väsitamata seda tekstimaterjali mugavalt temaga tööd teha. Et kui meil oleks materjal, millega me tööd teeme, kuhugi siia niimoodi ette pistetud, siis mõelge sellele juba, mina ka praegu mulle automaatselt läheb kehaasend küüru, ma vaatan siit, siis kohe toimub valede kehaasendite, ergonoomiliste valede kehaasendite sissevõtmine ja me väsitame sellega märgatavalt rohkem iseennast ära, kui kui me saaksime 100% tööd teha, oleks kõige parem, aga nii meil läheb juba pool energiast läheb lihtsalt füüsiliselt kaduma. Ehk siis, kui meil on mingi dokument, oleks hea mugav, kui ta on siin klaviatuuri ja ekraani vahel, selleks saab kasutada erinevaid dokumendihoidjaid, kuhu sa paned dokumendi peale ja siis töötab. Siin on võimalik ka neid natuke kaugustega mängida. Võib panna ju mingid materjalid kuhugi veel kõrvale, kus sa saad nendega täiendavalt tööd teha, seda enam, kui teil on mitu ekraani. Et sellel kõrgusel, kui te nüüd jälgite, siis ma ei pea mingit lisapingutust tegema, et seda teksti vaadata. Ma küll langetan natukene pilku, aga mitte pikaajaliselt, sest kui meil on pea väga ette kallutatud, siis tekivad meil siin kaelapiirkonnas turjas pinged. Peale selle on selle asendi puhul meil süda, kopsud rohkem kokku surutud. Kaelas kulgevad meil näiteks lülisamba arterid. Need on juba kehvemas asendis, nad annavad 20% peaju verevarustusest, ehk siis meie mentaalne töövõimekus ka tänu sellele asendile juba kannatab. No nii, ja kui me oleme oma töökeskkonnas väga kehvasti toimetanud, halbu asendeid kasutanud, siis meiega võib juhtuda vot niimoodi. Aga tulles tagasi selle juurde, et kui me oleme halbades ebaergonoomilistes asendites tööd tegemas, mis meie kehaga siis toimub? Paljud töötavad niimoodi ette kummargil kusagil monitori taga, ekraani taga. Peaasend, keha, nii. Mõelge, mis meil toimub siin kaelas. Siin lähevad näiteks lülisamba arterid, mis on 20% peaju verevarustused. Nende asend on halb. Peale selle süda on juba kokku surutud.
kopsud kokku surutud, ehk mehaaniline nende tööasend ei ole enam nii soodne kui korralikult sirges asendis. Kui me hingame sisse, me saame kogu kopsumahtu kasutada, süda saab täies ulatuses tööd teha, aga kui me oleme niimoodi kokku surutud, ei õnnestu meil täie mahuga omal kopse kasutada ega ka südametööd täiel määral siis vabalt nautida nii-öelda. Et ehk siis kõik siuksed halvad sundasendid, kus me oleme millegi poole sunnitud küürus olema, nad väsitavad meid ja tekitavad mitmeid muid probleeme. Peale selle lihased on ebaefektiivses tööasendis, lihaspinged tekivad, mille tõttu võib tekkida kaelapiirkonnas ka peavalusid näiteks. Et siin on mitmed nüansid, mis mõjutavad negatiivselt. Kuidas, kui me oleme nüüd ekraani kõrguse paika saanud, on meil paigas ka see, et kus kohas meil võiksid olla nagu mingid paberid, dokumendid, millega me siis töötame, siis tasuks mõelda sellele, kus kohas on meil klaviatuur. Klaviatuur siis, nagu me rääkisime, on natukene eespool. Võib olla ka täiesti tavaline klaviatuur. Minul on siin antud klaviatuur ergonoomiline, natukene rohkem käes loomulikke asetust nii-öelda arvestav, aga lisaks on mul pandud siia alus, kus on niisugune randmetugi ka, et kui ta oleks mul lihtsalt õhus, võib-olla mul oleks ebamugav käega tööd teha, aga nii on mul küünarnukkranne toestatud, on siin suht otse liin, mul ei teki mingisugused randme murdumise kohti, mis võiksid tekitada lisapingeid. Ja ta peab olema mugaval kaugusel, et me saame võimalikult mugavalt vähem pingeid tekitades tööd teha. Hiir peaks olema ka õige koha peal. Kas siis, siin on mul siis numbrilaua osa, siin asendis võib-olla oleks ta kõige paremas nii-öelda asetuses, aga oleneb, kuidas sa tööd teed, kus sa oled nagu harjunud ka toimetama. Ma ise eelistan Logitechi MX Ergo hiire varianti, mis on ta küllaltki raske, aga ta on mõeldud, et on paigal. Ma liigutan hiirt mitte füüsiliselt ennast, vaid siin on niisugune kuul, millega ma saan hiire kumaril siis liikuma panna. Ehk siis, kui mul on küünarnukist juba õigel kõrgusel käsi, siis mul kogu õlavöötme töö vajadus tegelikult kaob ära. Ehk siis siin pingete tekkimine on juba väiksem. See on nädal aega harjutamist ja inimene harjub juba sellise hiire variandiga päris hästi ära. Kõige halvem variant on sülearvutil kusagil väikene pind, kus sa sõrmega ajad asju taga, ei ole käel, kehal, kusagil ei ole nagu mugavaid asendeid. Kui on tavapärane hiir, siis kindlasti hiire alused on teretulnud, aga sellisel juhul, kui ta on liigutatav hiir, on päris asendamatu variant küünarnuki tugi, kus siis jälle õigel kõrgusel peaks olema asjad. Ma võtan kohe õlavöötmelt koormuse maha, kui ma teda kasutan. Samamoodi saab kasutada ka teise küünarnuki jaoks tuge ja kui nüüd mõlemaga toimetada, siis ma peaksin muidugi antud kontekstis siin seda klaviatuuri asetust natukene muutma, aga ma saan juba vabamalt toimetada ja välistada kaela-turja piirkonnast päris suure hulga pingeid. Et siin, jah, mul peaks see klaviatuur olema nii-öelda ettepoole toodud. Hiir ka natuke kitsamaks nende küünarnuki tugede asetus pandud, et siis oleks see töönurk oleks täiesti nii-öelda ideaalne. Aga kuna mul on siin laual sisselõige, siis praegu mul hetkel nagu nende küünarnuki tugede vajadus otseselt töös puudub. Päris hea variant on nüüd selline ergonoomiline hiir, kus meil ei ole mitte niipidi asendis käsi, vaid natukene pööratud. Vähendab pingeid, survet siin randme juures karpaalkanalile, ehk siis võimaldab palju mugavamalt ka tööd teha. Et varem ma kasutasin päris palju
just sellist tiirt, ennem kui mul nii-öelda see kuuliga hiire variant tekkis. Ja siis ma sain seda sama küünarnuki tuge kasutada. Ja see töönurk juba hoopis vabam, mugavam. Vähem pingeid tekitas. Et hiirte valikus on muidugi väga suur hulk erinevaid ergonoomilisi hiiri, eks neid peab natuke katsetama, milline kellele konkreetselt paremini ka sobib ja seal leidma nagu endale ideaalsemalt sobiva variandi. Kui meil nüüd oleme näiteks kusagil reisil, on kaasas ainult sülearvuti, suurt ekraani me reisile võib-olla kaasa ei saagi võtta, ei mahuda kuhugi. Aga sülearvutiga töötades peaks olema ikkagi samamoodi need ekraani kõrgused õieti paigas. Et siin ma hetkel kasutasin ennem dokumendi alusena seda hoidjat, aga tegelikult on ta mõeldud eelkõige see konkreetne mudel, mõeldud sülearvuti alusena. Ma saan juba selle arvuti panna õigemale kõrgusele. Siin ma peaks tegelikult seda arvuti ekraani kõrgust natukene reguleerima, et ta oleks antud situatsioonis siis õigemas asendis. Siit me peame siis natuke kaadreid välja võtma, läks natukene halva nurga alla mul. No nii, nüüd mul on see sülearvuti võib-olla natukene veel see kõrgus, võiks natukene tal ekraanil kõrgem olla, aga ta ei ole ka enam mul siin täitsa all. Ma ei pea kuhugi siia alla kummarduma, et midagi vaadata. Ma saan suhteliselt vabalt hoides selge sirgena jälgida, mis ekraanil toimub, kui mul on muidugi pandud lisaklaviatuur ja hiir. Et see muudab kindlasti meie töö efektiivsemaks, tekitab vähem pingeid ja väsimusi. Lisaks saame me teiste käepäraste vahenditega muuta ka omal tööd mugavamaks, kui meil näiteks ei ole võimalik laua tooli kõrgust muuta. Me saame võtta teinekord mingisuguse raamatu või siis ka mitu raamatut, millega kui meil on, muidu oleks täiesti õhus, saame selle nurga raamatu abil muuta nagu õigemaks, et meil tekiks vähem pinget koormust. Et sellepärast, et meil ei ole mingit spets küünarnuki tugesid, reguleeritavaid laudu, toole, ei tähenda seda, et me ei saaks olla pingevabalt tööd tegemas kas või kodukontoris. Rääkisin sellest, et päris hea variant on, kui on laual sihuke sisselõige. Selle jaoks ei pea omale uut lauda ostma, ei pea kohe ilmtingimata mingi küünarnuki tugesid hankima. Mulle endale meeldib nii-öelda selle küünarnukkide toestuseks on päris head lahendused tänapäeval olemas, mugavalt paigaldada. Kui on sirge servaga laud, panid analoogse küünarnukkide toe ja annab juba efekti kätte, et sul, kui on õige kõrgus, saad juba mugavamalt tööd teha. Siin muidugi loomulikult ma peaksin tooma klaviatuuri lähemale. Isegi antud kontekstis ma peaksin võtma siit selle randmetoe alt ära ja klaviatuur sellise toega oleks umbes selles kohas täiesti mugav, ekraan jääb juba kaugemale, siin see ekraani kaugus võib-olla juba läheb liiga kaugeks, et selle laua puhul ma peaks siis tooma ka juba ekraani endale lähemale. Aga et on olemas erinevaid vahendeid, millega siis on võimalik muuta see keskkond omal tööks palju mugavamaks.
ja kui me saame mugavalt tööd teha, vähem väsides, siis meie töö kvaliteet paraneb, töövõimekus paraneb ja me saame palju kiiremini ka paljud tööd tehtud kui sellega, kui meil on kusagil pinges valus. Kui meil on lauakõrgus, ekraani kõrgus, klaviatuur, küünarnukkide kõrgus juba võimalik reguleerida, paljud probleemid kaovad, aga ei tohiks kindlasti ära unustada seda, kuidas, mis asendis me istume oleme. Olen näinud vägevaid nii-öelda bosside toole, nahast, suured, laiad, erinevate seal funktsioonidega. Vaadates on vägev, tahaks, istud peale, on korraks mõnus, aga kui peaksid pikka aega tööd tegema, siis hakkab ebamugav juba. Et tegelikult istumisalus ei peaks olema meil toolil üldse suur. Oluline on see, et me saaksime sellel tooli istumisalusel muuta ka asendit, et vajaduse korral natukene istumisalust võib-olla ettepoole tuua, natuke võib-olla kaldenurka suurendada. Sest hästi suur probleem, mis tekib toolidega, on see, et kui on see istumisalus hästi pikk, siis ta tekitab meil istudes sellise momendi, et see tooliserv on kusagil hästi põlveõõndla juures, aga põlveõõndlas meil kulgevad veresooned, närvid ja kui pidevalt on jalal reie alumine osa survestatud, siis meil võivad tekkida verevarustuse ja närvide töö häired juba puhtalt halvast asendist. Et minul endal konkreetsel toolil on võimalik muuta natukene edasi-tagasi seda asendit ja ka kaldenurka. Et see annab võimaluse, kui ma praegu näiteks keerasin oma toolil asendi siia alla suunatuks ja ma istun siia peale nüüd, siis ma täiesti tunnen seda, kuidas mul tekib automaatselt siia põlveõõnadesse suurem surve, ehk siis natuke aega istuda pole midagi, aga kui ma peaksin mitu tundi tööd tegema, siis mu jalad väsivad palju rohkem ära ja pärast püsti tõustes, okei, pea on võib-olla selge, aga jalad ei kanna nii-öelda. Seepärast praegu ma panen selle asendi oma toolil jälle tagasi, fikseerin ära ja mul on palju kohe mugavam. Ideaalis võiks olla mitte täiesti 90 kraadi, aga natukene reie osa alla nurgaga. Kui muidugi on lihtsalt sirge tasapinnaga tool, et siis ta peaks olema 90 kraadise nurga all, sest kui me liigume paneme nagu üles, siis juba jalgadel verevarustuse pool hakkab kannatama. Aga kui on natukene võimalik seda kaldenurka parandada, siis see annab päris hea efekti. Jalatallad peaks olema mugavalt maas. On olemas ka jalataldadele toed, et kui näiteks tool on väike kõrgemale tõstetud, et siis oleks hea panna midagi jalalabade alla, et jalgadel oleks ka mugav lõdvestunud asend. Et mida rohkem on tool reguleeritav, seda rohkem on meil võimalusi neid, ütleme siis, mõttetuid pingeid kehas vähendada. Kindlasti alaselg võiks olla toestatud, kui on seljatoega. Niimoodi, et kui te istute, olete te mugavalt paigast, ei pea väga midagi muutma, peatuge. Reeglina ma ütleks, et enamus ei kasuta. Minul on ka siin olemas, algul tooli ostes proovisin järgi, reguleerisin ära. Vahepeal on korraks ju mõnus lõõgastuda, aga enamjaolt, kui sa arvutiga tööd teed, selleks nagu vajadus ei ole. Et võib loomulikult ennast lasta täiesti kuhugi löösakile tööd teha, aga kui te nüüd mõtlete juba selle peaasendile, südamele, kopsudele, siis selles asendis hingata on juba raskem. Aga vaimses tööd, isegi jätame vaimse töö kõrvale,
mängime arvutiga, tahame paremale levelile jõuda, paremat tulemust saavutada, kui meie hapnikuvarustus on kehvem, verevarustus kehvem, siis ka seal tulemused on ju lähevad nadimaks. Ehk siis vabam asend, kergelt toestatud, oleks võib-olla kõige ideaalsem. On olemas erinevad istumisvahendid, pallid, täispuutavad istumispadjad, mis samamoodi panevad meid ergonoomiliselt õigemasse asendisse. Mulle endale meeldib näiteks sadultool, et neid on väga kindlasti mõistlik kasutada, aga ütleks nii, et mitte kogu töö vältel. Sest kui meil on selge ei ole toestatud, siis mingi hetk hakkab ära väsi. Kui meil on olemas mingid lisaistumisvahendid, meil on siuke täispuutud istumispadi, verevarustusel on siuke hea mummuline pind, võib ka täiendavalt parandada. Mis on nende eesmärk, kui me paneme nad tooli peale? Siis nad on eelkõige mõeldud istumiseks niimoodi, et meil ei ole selg toestatud. Kui ma nüüd istun selle padja peal, ta sunnib mind istuma sirges asendus, ehk siis mu lülisambalt läheb koormus otse alla. Nii kui ma asendit muudan, lähen kuhugi vajun viltu lösakile, siis ma pean palju rohkem jõudu kehaga rakendama asendi säilitamiseks, ehk mul ei ole mugav. Ja ta sunnib meid nii-öelda iseenesest õiget asendit võtma. Aga see on väsitav algul kehale. Ehk siis terve päev selles asendis tööd teha sükse istumispadjaga või teraapiapalliga ei ole alati kõige mõistlikum. Kui me just rääkisime ennem istumispatjadest, jah, on olemas teraapiapallid, neid saab rohkem täispuuda, vähem täispuuda, aga jälle see sama nüanss nagu need istumispatjadegagi, et meie keha on sunnitud olema õiges asendis. Et kui teraapiapalliga veel on toolil seljatugi, sa saad kuidagimoodi veel lösakile visata ennast, aga on kehal ebamugav, siis praegu selle teraapiapalliga ma ei hakka väga demonstreerima, mis juhtub, kui ma lösakile lähen, aga kui ma juba natuke praegu kallutan, on näha, et mina kaotan ka tasakaalu ja läheb elu väga ebamugavaks, kui ma peaks nüüd veel hiirega tööd tegema. Nii. Aga iseenesest laua kõrgus, praegu ma peaksin veel oma selle konkreetse teraapiapalliga panema loomulikult allapoole, et oleks küünarnukkide kõrgus õige. Aga keha hoiab iseenesest otse. Sirge. Nii kui ma hakkan ära vajuma, tekib ebamugavustunne. See on nende istumispatjade, teraapiapallide põhiline point, et nad sunnivad meid olema mugavamas, mitte mugavamas, aga ergonoomiliselt õigemas asendis. Kui meil ei ole spetsiaalseid jalatugesid, et panna jalad tooli ja laua koos mõjus mugavamasse asendisse, saab ka näiteks kasutada neid teraapiapalle, me paneme nad omal põrandale, jalad sinna peale. Loomulikult siis mul peaks see tool natukene kõrgemal olema, aga saab kasutada ka sellisel otstarbel, võib-olla mingit karpi. On olemas sellised spetsiaalsed reguleeritava nurgaga jalatoed, et kõik sellised vahendid on võimalik omale ka hankida, teha elu mugavamaks, aga alati ei pea midagi erilist kohe ostma hakkama. Kui meil on mingisugune tavatool, kus ei ole võimalik kõrgust muuta, vahest on ka seljatoed ebamugavad. Seal muidugi on asendi reguleerimine keerulisem, et kusjuures see tool on alaselg päris hästi toestatud ja oleks suhteliselt mugav tööd teha. Aga on olemas erinevad seljatoed, mida on võimalik panna siis näiteks alaselja toestamiseks, et ei peaks olema kusagil ebamugavas asendis. Nende reeglina paigaldamine on suhteliselt lihtne. Mõnel on siin kummid, erinevad siis kinnituse viisid. Ja kui esialgu meil ei olnud alaselja tuge, panime, on ta õige koha peal.
me saame oma elu teha märgatavalt jälle mugavamaks ja ergonoomilisemaks. Keha väsib sellisel juhul märgatavalt vähe. Istudes tavapärase puutooli peal, jälle, mul on siin endal õnneks suhteliselt mugavad toolid, aga natukene ma näiteks selle konkreetse tooliga tunnen, et kui ma nüüd selja panen ilusti vastu seda tooli selja tuge, siis ma tunnen natukene ta surub mind niisuguse nagu küürus kõverasse asendisse. Aga sellisel puhul aitab jälle päris hästi niisugune lisa seljatugi nimmepiirkonnale. Vastavalt sellele, kas mul nõgusam, vähem nõgus selg, ma panen ta õigesse kohta ja mul on jälle mugav tööd teha. Ei pea olema spetsiaalselt tooli selleks ilmtingimata soetatud. Et on võimalik lihtsate vahenditega elu palju paremaks teha ja vähem väsitavaks omal töökeskkond. Samamoodi ka kodukontoris. Et selleks võib kasutada ka lihtsalt mingisugust diivanipatt ja võib-olla jah, ta ei ole nii mugav. See on niisugune, ütleme siis mingi mäluvahuga tõenäoliselt padi, mis siis nagu paremini toestab, nagu on ka osad ergonoomilised padjad analoogselt ja madratsid tehtud. Et jah, on võib-olla sellisega mugavam, aga ka tavaline padil võib niisuguses olukorras väga hästi lahenduseks olla. Sadultoolide kasutus on mõeldud selles, et nad ongi väheke kõrgemas asendis. Reie osal jalast on siin väga oluline roll, et kui meil on tavapärane sirge servaga tool, siis tekib surve põlveõõnlasse, verevarustus, närvid saavad traumeerida, jalgade väsimus tekib rohkem, aga sadultoolil tema ehitus on juba selline, et me saame palju õigema asend, et jalad mitte ei ole kusagil 90-kraadise nurga all, vaid rohkem siin nurga all, ehk siis jala loomulik verevarustus on palju vabamalt tagatud, ei ole survet seal, kus ei peaks seda nii-öelda olema. Ja see sadultool, kuna ta on natukene niisugune liikuv nagu ka tasakaalupadjad või teraapiapallid, siis ta sunnib jälle meie keha olema suht sirgemas asendis ehk ergonoomiliselt õigemas asendis. Ma huvi pärast tahaks kunagi katsetada ka seljatoega sadultooli, aga siiamaani ma pole päris leidnud. Et lauakõrgus loomulikult peaks olema sellisel juhul kõrgemal. Ja nii reguleerides nüüd ma olen jälle õigemas asendis, jalgadel on mugav, jalad ei väsi. Mu töökeskkond on hoopis mugav. Kui me oleme näiteks tund aega kõigepealt teinud istudes tööd, siis teeme 10 minutit väikese liikumispausi, töö juures kõige mõistlikum, sest tegelikult järjest tööd teha, ta ei ole hea, sest meie kontsentratsioonivõime langeb, aga peale väikest pausi alati oleks mõistlik ka tööasendit muuta. Kui me ennem istusime, võiks olla järgmine tund aega tööd teha seistes. Hea, kui meil on reguleeritava kõrgusega lauad ja elektriliselt. Käsitsi vändates oleks päris kindlasti väsitav. Nii, vaatan. No natukene, võib-olla tõstan veel. No praegu tundub, et mul on enam-vähem nüüd see tööasend siin paigas. Silmade kõrgus, hiire asetus. Jah, natukene tuleb siin igal ühel endal siis mängida vastavalt sellele, milline see ideaalne nagu mugav asend endal on, veidike katsetada. Aga nüüd ma saan seistes tööd teha. Tegin tund aega tööd ära seistes, pärast lähen jälle istuvasse asendisse. Ehk vaheldusrikkus, ma ei väsita, ei koorma ühte lihasgruppide piirkonda kehal liialt üle. Kui meil ei ole töö juures tõstetavat lauda või kodus seda enam, kui on kodukontor, on võib-olla tõesti köögilaua taga vaja tööd teha. No tegime esimese tund-paar ära, no ei jaksa enam istuda, et tahaks võib-olla püsti asendist teha. On ka lahendusi tänapäeval olemas, on ka ühe inimese tõstetavad väiksemad lauad, mida on võimalik paigaldada.
Mulle endale meeldib päris hästi Eestis Ergovay firma enda disaini lahendus, kus on võimalik kokku pandav mobiilne siis seisulaud kuhugi laua nurga peale isegi panna ja siin ma saan reguleerida nii klaviatuuri kui monitori kõrgust. Noh, näiteks võtan omal sülearvuti, panen sobivale kõrgusele, klaviatuur, hiir ka ja silmade kõrgus on õige, klaviatuur ka saan jälgida, tööd teha saan, võib-olla mingi vajaliku dokumendi ka siia peale panna, ehk siis on lahendus suhteliselt lihtne ja mugav, pärast saan ta suht kompaktselt kokku panna, ei ole probleemi nii-öelda käsitsemisega, et siin ka ekraani kõrgust saan vajaduse korral suht kiiresti mugavalt muuta. Et analoogseid lahendusi on päris mitmeid, et noh, lihtsalt tuleb natukene võib-olla internetis otsida, leida, aga oluline on see, et meie tööasendid oleksid ergonoomiliselt õiged, sellisel juhul me suudame ise palju rohkem efektiivsemalt tööd teha või ka vaba aja tegevusi, kas või arvutimängud, miks mitte kasutada mingisuguseid teisi asendeid, mitte ainult ühes lösakil asendis. Halvim variant on kusagil voodis pikali lösakil ja teha veel suurt vajalikku tööd arvuti taga. Kui ennist ma demonstreerisin seisulaua variante, mis on võimalik nagu kasutada, siis selle mobiilse arvutilaua, seisulaua nii-öelda esialgses disainis polnud teda nagu päris nii mõeldud, nagu mina teda hetkel näitan, aga mina avastasin, et kui on näiteks tõesti kodus kõik kohad õppivaid õpilasi, lapsi täis arvutilaua taga, siis on mõlemal abikaasal vaja tööd teha ja ei ole enam ühtegi lauapinda, siis saab näiteks selle mobiilse arvutilaua panna ka põrandale ja küll võib-olla mitte nii mugavas variandis, nagu võib-olla kõige õigem oleks, aga saab täiesti muuta ka sobivaks töökeskkonnaks. Noh, tõsi küll, veidikene tahaks kõrgemale, et võib-olla siis mingisugune kast sinna laua jalgade alla veel lisaks panna, aga tegelikult, kui muud keskkonda ei ole, on võimalik siin täiesti muuta, nagu tekitada uus lisatöökoht. Selles mõttes käepäraste vahenditega on alati võimalik palju lahendusi leida, võib-olla nad ei ole alati kõige paremad, aga veidikene kohandades on võimalik oma töö tegemise efektiivsust parandada. Nii, kui me oleme tükk aega tööd teinud, muidugi soovitavalt iga 45 minuti tagant, hiljemalt pooleteise tunni tagant peaks tegema ikkagi tööl ka pausid. Vahest on töökoht selliselt, et me ei saa sealt nagu lahkuda. Võib-olla ei saa isegi töölaua tagant ära minna. Aga tegelikult me saame ka nendes tingimustes päris palju enda jaoks ära teha. Võib-olla isegi tööd tehes mõningate harjutuste puhul. Mulle endale meeldib Hiina Qigonist üks selline harjutus nagu kureharjutus. Praegu ma näitan seda siis istumisvariandis. Selle puhul on siis kaks ütleme siis liigutust. Esimene toimub siis nii paremale kui vasakule poole. Pea langeb keskjoonelt alla, tuleb küljelt üles, liigub keskjoonele, tuleb keskjoonelt alla. Siin on oluline ka hingamisrütm. Kui me pea langeb keskjoonelt alla, me hingame välja, küljelt üles tulles sisse, välja, sisse. Pärast tuleb ka sama harjutus teha teisele poole, jälle pea langeb keskjoonelt alla, küljelt tuleb üles, liigub keskjoonele ja hingame välja. Sisse, välja. Ja nii 8-10 kordust mõlemale poole.
kolmas osa sellest harjutusest, esimesed 2 oli vasakule, paremale poole pöörded, on siis nagu kured joovad vett. Kurg on niisuguse pika nokaga tegelane, selleks, et vett juua, ta peab natuke ette kummardama, seetõttu sellest harjutusest ka nimi kurg joob vett. Hingame kõigepealt sisse ja väljahingamise peal lüli haaval liigume ette. See liigutus võib praktiliselt nagu kassiharjutuse puhulgi minna peaaegu nagu sabani välja. Lõug vastu ringkere, hingame sisse, välja, sisse, välja, sisse, välja. Tees need liigutused läbi, me tunneme, kuidas meil kaelas pinged vähenevad, verevarustus paraneb, ehk meie mõttetöö võimekus samamoodi paraneb. Samas tahaks nagu midagi veel siia õlavöötmele. Jälle üks harjutus, mis mulle endal on väga hakanud meeldima Hiina Qigonist, on siis maa ja taeva tunnetamise harjutus. Enamjaolt ma teen seda ise ka püsti asendis, aga seda saab samamoodi ka istudes teha. Paneme käed õlgade kõrgusele, hingame sisse, peopesad on alla suunatud, väljahingamisel viime käed ette ja mitte me ei kummarda ette, aga viime pea lihtsalt natuke käte vahele. Hingame sisse, avaluud viime selja peale lausa kokku, välja, sirutus, sisse, välja, sisse. Nii me haarame maad oma kätega. Nüüd pöörame peopesad üles, on siis nii-öelda taeva tunnet, haarame taevast kätega. Hingasime sisse, käed viime ette, hingame välja, sisse, välja, sisse ja kordame 8-10 korda. Kui te olete need ära teinud, te tunnete, kuidas nii abaluude turja piirkonnas kaelas hakkab verevarustus paranema, teil tekib palju vabam, mugavam tunne. Lisaks võivad tekkida ka pinged siia randmete piirkonda. Jälle Qigonist harjutus, mida nimetuse järgi mina tean, väike laps palvetab Buda poole, siin ei ole oluline mingi religioonne taust, aga harjutus ise. Panete käed kokku palveasendis, viite käed ette, randmed kokku, tõmbate enda poole, siin kasutate väikest jälle venitusfaasi, hoiate, mitte ei lase randmeid lahku, koos pöörate, jälle kokku palveasendis. Siin all samamoodi venitusfaas ja kui me ennem tegime niipidi, siis teeme ka näiteks mõlemat pidi 8 korda, teistpidi samamoodi venitusfaasiga. Siin tuleb jälle venitus. Ja päris hästi võtab ka siit randmepiirkonnast nii venitab, kui ka paneb lihased tööle. Peale seda on jälle parem näiteks klaviatuuri taga veidikene tööd teha. Koht, kus võib veel lisaks pingeid tekkida, eriti istumise korral, on jalad. Jalgade puhul on samamoodi töökohalt lahkumata võimalik üht-teist teha, et jalgade verevarustust parandada, et lihased natukene jälle saaks nii-öelda ühest sundasendist vabaneda, teha lihtsaid harjutusi. Jalgade puhul on lihtne, me saame samal ajal kätega edasi teha, saame arvutusi isegi midagi trükkida. Jalad on väsinud, natuke verevarustust tõstame, ühte jalga, teist. Siis võime panna kannad ühele poole, teisele poole liikuma eri suundades. Lisaks, kui me istume natuke rohkem tooli servale, saame ka põlvedega ühele poole, teisele poole. Seda muidugi, kui on liikuv tool, siis hakkab kogu tool liikuma, võib-olla fikseeritud tooli peal natuke parem teha, põlvi kokku, lahku,
jalad, on vaja natukene venitust. Paneme kanna maha, varbad enda poole ja lükkasime tooli lauast natuke eemale. Venitame. Reie tagumisi lihaseid. Ühe jalaga pärast. Teine jalg. Ei pea isegi kontori laua tagant kuhugi kaugele minema. Jah, see on reie tagumine pool. Võib-olla on hoopis siin tuhara piirkonnas pirnlihase juures pinget, tuharalihased pinges. Saab ka jälle venitusi teha. Paneme jala põlve peale. Kummardame see jala poole. Juba tekib siia tuhara piirkonnas olulisse piirkonda venitus, mille lõdvestamisel jalad puhkavad palju paremini välja. Kui on vaja reie eesmiseid lihaseid venitada, siis peaks muidugi istuma võib-olla natuke rohkem kuhugi tooli servale. Ühe käega te näiteks hoiate lauast kinni, võtate jalast kinni, venitate. Või isegi jalg on maas, saab ka venitusharjutusi teha. Ehk siis eelkõige on vaja soovi ja tahtmist olla terved.